Tere, ma olen Genka ja olen aastaid jälginud Alar Varraku tegemisi, kes on hetkel TalTechi peatreener. Nüüd on mul võimalus temale esitada 10 küsimust. Tere. Tervist. Esimene küsimus. Sa olid ise korvpallur. Kui hea korvpallur sa olid? Statistika saavutused, palun. Ikka üsna kehv. Et maakonna tasemel kindlasti tubli, aga meistriliiga tasemel ikka siin allpool otsas. Mis näiteks, palju su mänguaega oli ja palju 300% oli? Protsenti ei tea, 3 mees ma ei olnud, mõne üksiku viske vahest võtsin. Kalevis olin rohkem pingimees, ehits tööriistas ja siis kui oli see kehvem Kalev, siis sain vähe rohkem, aga muidu ma olin see banketipoiss. Järgmine küsimus. Aga mis jäi puudu, et sa oleks saanud korvpallistaariks? See nimekiri on pikk, et alates korvpalli algharidusest kuni pikkuse, füüsise ja kõige muuga, et võib-olla ainult sihuke mängutarkus oli, mis mind üldse hoidis seal meistriliigas. Ja 5 treeneriks. Ja 5 treeneriks. Okei. Kui sa saaksid luua Euroopa superklubi Eestis, kes oleks need mängijad sinu tiimis, kui pead valima? 5 Eesti mängijat, 5 Euroopa liigades mängivat eurooplast ja 2 praegusest NBA meest, kes on oma karjääri lõpus. No Jokic kindlasti. See on karjääri lõpus või? Ma ei tea, ega tal väga palju enamast jäänud ei ole. Okei, Jokic. Kes seal NBA-s karjääri lõpus? No paneme siis äkki mingi Durant viskab sisse äkki. Jokic, Durant, nüüd 5 Eesti mängijat ja 5 Euroopa liiga mängijat. Eesti liiga või Eesti passiga? Ütleme siis 5 Eesti passiga. No Kotsar kindlasti. 2 tsentrit, power forward on olemas. Siis Veesar. Veesar. 3 tsentrit. Või ta on ka power forward? No, hakkame allapooles minema. Kullamäe. Kullamäe. 2 eestlast veel. Raieste. Raieste. Ma võtaks äkki siis siukene Jõesaar näiteks. Jõesaar. Trell jäi välja. Ja nüüd 5 eurooplast. Kes mängib Euroliigas? Euroliigas. See on nüüd päris hea küsimus. Ma pean mõtlema, et neil ikka Euroopa pass oleks ka nendel meestel. Mul on tagamängijaid vist vaja. Sul on tagamängijaid ja ütleme, sul on vähemalt 2 PG-d ja SG-d. See oli nüüd küsimus, mis ma oleks pidanud ette valmistama. Okei, või ütleme niimoodi, võid Ameerikasega võtta. Aga sul on Euroopast vaja võtta nad. No võtame näiteks Misic'i. Misic. Ka viskab sisse. Nii. Tal on kombeks. Valget värvi ka rohkem sisse, et... Sul on suurem osa valget, sul on 1 mustana. Näiteks... Durant on sul ainult mustana. Jah, võtame näiteks Realist Sonja ja universaal. Siis... Satoranski. Satoranski näiteks ja ühte oleks veel vaja eurooplast, tagamängijat. Võtame Slowkas, viimastel hetkel kogemus olemas. Slowkas kogemusega, okei. Järgmine küsimus. Veesaar on ilmselt draftis. Vaaks ilmselt ka varsti. Kes oleks see mees Eestis, kes su arvates üsna varsti neil järgneb NBA drafti siis? Ma arvan Tooman. Tooman? Ma arvan. Selge. Kõige jubedam välismäng, kus sa oled mängija või treeneri osalenud? Kas suur kaotus, hullud tingimused või konflikt või midagi taolist? No VTB rekord on siiani minu nimel. Hooaja esimene mäng, mitte nagu ma olin juba treener olnud, oli Kubani vastu Venemaal. Nad jõudsid minu arust Euroliigas top 8 hulka pärast, väga kõva sats. Ja me kaotasime 63-ga. Et tead, kui aeglaselt need sekundid seal tablool liikusid, nagu, no nii aeglaselt ja no mitte midagi ei olnud, igalt poolt nagu saime, nagu, no mitte midagi teha ei olnud. Aga juba seesama aasta, juba järgmine mäng ja nii edasi, lõpuks saime 13 võitu, aga see esimene mäng on nii järelikult meeles, mäletan, kuidas nii Vene meedia kui Eesti meedia kirjutas seal, et milleks niisugust üldse vaja on, aga lõpuks saime 13 võitu. Väga hea. Kas TalTechi selle hooaja medalijutt on A, et rahvale ja sponsorile lootust anda, B,
teil on päriselt parim meeskond läbi aegade või C, teised on nii palju sitemad seevaeg? A, B, C. Ma arvan, et seal on tükike tõde kõigis punktides. Korvpalli ABC. Ja. Mis positsiooni mängijat või millist mängijat oleks TalTechil veel hädasti vaja, et meeskond oleks komplekteeritud perfektselt? Ma arvan, niisugust musklit oleks korvi alla võib-olla vaja. Sentrit? Noh, näiteks Mihkel Kirvese tüüpi niisugune tugev niisugune mängija korvi alla oleks nagu rusikas silmaauku praegu. Kui te vaatate seda videot ja tunnete, et see olete teie, siis kirjutage alar.varrak@gmail.com. Kusjuures ongi. Nii, 8. küsimus. Milline Eestis tegutsenud Eesti välismaa treener on läbi aegade jätnud kõige parema mulje või keda sa pead nendest üheks parimaks või on neil isegi mitu? Eestis tegutsenud, no ütleme viimasel ajal mulle väga meeldis Stelmachersi lähenemine asjadele ja kunagi Vucinic just sellise psühholoogilise poole pealt, ma olin noor treener ta kõrval, just kuidas mängijatega suhtlemine ja see oli nagu midagi uut, ütleme siin Eesti pinnal, et me oleme ikka niisugusest nõukogude nii-öelda need treenerid, kes tol ajal olid ikka nõukogude režiim, aga tema on nagu Uus-Meremaal ja seal nii-öelda üles kasvanud, kuigi pass oli Serbia oma, siis ta tõi sellist suhtluse poolt, psühholoogilist poolt nagu, ma väga palju õppisin seda sealt. Okei. Palju sa oled pidanud treenerina tegelema oma treeneri ajaloo jooksul tiimi olmemuredega, a la mehed ei saa omavahel läbi või ma ei tea, pruut jättis maha, mees pole mentaalselt vormis või midagi taolist? Igapäevaselt, noh, igapäevaselt on liialdus, aga iga hooaeg on ikkagi kuskil mingi vimka kas võistkonnas või kellegi isiklikus plaanis viskab sisse, et seltskond on ju suur ja kirju, et ma arvan, et see ei ole ainult mul, ma arvan, et see on kõigil neid siukseid. Ühesõnaga mängijad toovad ikkagi nagu mängusaali oma mured kaasa? No mõjutab, ma arvan, kõiki, oled sa mängija või treener, kui sul, ma ei tea, kodus on asjad pahasti, siis see ju mõjutab tööd, eks ei peagi korvpallur selleks olema või koolis on mingi raske periood või ma ei tea, mingi lähedasega midagi juhtub või mis. Ja on ka neid pruudiamasid siin olnud ja on ka siin TalTechis vähem, aga ütleme Graamo-aegadel ka sellist võistkonna sisekeemiat, nii-öelda neid egosid seal taltsutada, aga see on nagu pidev töö, ma arvan. Viimane küsimus. Kui su võimuses oleks korvpalli reegleid muuta, siis mida sa muudaksid? Mina teeks väljaku laiemaks. Sellest on tegelikult, ma tean, on juttu FIBAs ja vist ka NBA-s, aga see vist on nagu hästi keeruline ülesanne nagu seda ülemaailmselt nagu teha. Aga 3 joon juba viidi laiemaks või ütleme siis kõrgemale, aga ta on sealt otstest ikkagi selline imelik. Mina teeks korvpalli või väljaku ikka 1,5 laiemaks ja ma ütlen, et korvpall muutuks veel atraktiivsemaks, et seda ruumi tekib mängijatel rohkem. Need olid küsimused Alar Varrakule. Aitäh, Alar, sulle ja nüüd ma saan rahulikult edasi elada. Jah.